Vanaema saab šoki, kui ma lähen oma tehtud hapukapsaga sinna. Näe, vanaema, ma tegin hapukapsa. Mida sa teed? Amla. Blooper. Oi, kaamera siinpool. Blooper. Tule ära! Martinile meeldib lihtsalt neid blooperseid teha kogu aeg mulle. Aha. Nii, tere tulemast Joanna Kokandusnurk Emmega teise episoodi. Tänane video on võib-olla natukene selline lühem, kiirem, aga põhimõtteliselt me räägime täna hapendamisest ja hapendame siis kapsast ja porgandit proovime. Siis mina teen mõlemat asja tegelikult üldse esimest korda, aga sina vist teed porgandit ka esimest korda hapendada. Porgandit ma teen esimest korda, jah. Et aga kapsa osas sa oled juba vana kala? Kuivõrd niivõrd, et püüan ikkagi, mis lapsepõlves, ma olen lapsepõlves teinud, et otseselt niimoodi nii-öelda praeguses olevikus ajas ma ei ole teinud, aga sinu nii-öelda üleskutse peale, et sul oleks vaja hapendamisest nii-öelda õppida. Et siis nagu meenutasin aega, kui lapsepõlves sai hapukapsast tehtud ja kuidas siis ema seda kõike tegi. Okei, hästi. Ja emme palus mainida, et tema on hästi eeskujulik, tal on juuksed köögis kinni. Minul ei ole nad kinni, aga ma loodan, et me ei leia pärast ühestki purgist minu juuksekarvu. Ja ühtlasi me oleme täna tegelikult minu emme köögis, mitte minu köögis. Nii et sellest siis ka väike tausta muutus. Aga hästi, hakkame pihta. Meil on juba päris paljud asjad ette valmistatud, aga näitan teile siis kõike lähemalt. Meil on siis ette valmistatud siin porgandikangid, peakapsast lõigatud hästi peenikeseks. Siin on suhkur, sool, tüümenid ja emme räägib nüüd. Ja siia siis ma tegin valmis selle porgandi marineerimiseks, siis, või mitte marineerimiseks, vaid hapendamiseks siis sellise, issand, keemiliselt võiks öelda siis soolalahuse, ehk siis siin on 60 grammi, liitri vee kohta on siin 60 grammi soola, siin on loorberilehti, siis siin on üks selline kuivatatud tšillikaun just ja siis on veel piprateri ka. Ja selle ma lasin keema ja nüüd lasen natukene jahtuda, et porganditele peale me kallame selle hiljem natuke jahtununa, et mitte nagu et siis see sool siin sees jõuab nagu paremini ära sulada. Ehk siis ja kõigepealt siis alustame selle kapsa nii-öelda ettevalmistamisega, et kapsas ise tahab hapeneda kuskil 4-5 päeva. Et me kasutame selle jaoks siis sükest suurt kaussi, siis see on nüüd ka minu lapsepõlvest sükene pudrunui. Ja siis hiljem raskuse nii-öelda kinnitamiseks me paneme siia ühe taldriku ja siis ma viin ta sauna ja siis ma saunas panen sinna veel lisaraskused peale. Aga seda ma lõpus räägin, mille jaoks see kõik vajalik on. Ja siis seda suhkurt ja soola me nüüd siis paneme niimoodi, et me paneme seda kapsast siia natukene. Nii. Teeme siia nagu sellise mingisuguse kihi. Ja siis me natukene paneme siit seda soola. Ja palju sul seda, meil on ütleme 2 kilo seda kapsast. Palju sul soola ja suhkurt selle kohta? 20 grammi tuli mul siia nüüd seda suhkurt ja 30 grammi soola. Ehk siis see on 2 kilo kohta? Ja siis... Arvad, et me ei mahu pärast mõnda? Siis katsume ilusti mahutada. Et paneme jälle siia selle kihi seda. Ma tulen näitan lähemalt korra. Ei ole midagi. Ja siis üks variant ongi see, et kui me arvame, et seda siia ära ei mahu, siis me saame natukene kasutada sellist vajuttamistehnikat. Nii, et on kuulda, kuidas see kapsas niimoodi krudiseb, et siis sisuliselt siit nagu vajutad seda kapsa mahla välja. Et lapsepõlves me tegime seda niimoodi, et oli sükene hästi suur sükene pott.
kus mina siis, kui ma olin 6-aastane, siis ma võisin vabalt sinna sisse minna ja kükitada ja siis ma võisin seal potis nagu olla. Et siis sinna sisse tehti nagu kapsast. Kõlab nagu hea elu. Ja siis oligi, noh, vanasti ei olnud seda, et või noh, siis kui mina noor olin või laps olin, et siis ei olnud seda, et sa lähed poodi ja võtad sealt mingit värsket salatit ja noh, talveperioodidel. Et siis tehtigi alati kõike siukeseid asju, hapendati sisse, marineeriti sisse. Ma just tahtsin tegelikult jõuda veel kuidagi, et senikaua, kuni me seda kapsas siin laome, et nii palju, kui ma ise nagu siis lugesin selle hapendamise kohta ka, et miks seda üldse teha, siis me elame Eestis, kus ei ole tegelikult aastaringselt mingisuguseid saaduseid kogu aeg saada. Ja ega me ka praegu siin detsembrikuus ostsime Rimist Eesti kapsast ja Eesti porgandit, aga ütleme, et kõige parem võib-olla on ikkagi suvel seda tehagi, on ju, või noh suvel. No sisuliselt ikkagi vanarahvas tegi seda siis, kui see nii-öelda põllu pealt see saagi korjamine oli seal niuke, ma arvan, eeldan, et seal mingi septembrikuus äkki. Sest siis oli see kapsas kõige mahlasem ja mis ma nagu tahtsin öelda, et seal suures potis siis noh, selles mõttes, et me tegime ikkagi nagu maja peale, meil oli niisugune suur kapsariiv, millega siis riiviti sinna tünni see kapsas, eks ole. Ja siis noh, kuna ei olnud sellist käepärast niisugust suurt seda võtta, siis mina lapsena siis pesin oma jalad puhtaks ja palja jalaga tatsusin selle kapsa peal sealt seda mahla välja. Meie siin paljajalu selle kapsa peal täna ei hakka tammuma, kuigi väga tahaks. ja noh, muidugi rääkis, siis ei olnud need hügieeninõuded nagu. Just. Et aga noh, nii-öelda väikse lapse see paljas jalg. Aga jaa, ühesõnaga sellest hapendamisest me täna räägimegi võib-olla ka sellepärast, et üks perenaine võiks tegelikult osata seda teha. Ja tegelikult ka Eesti toitumis ja liikumis siis juhiste järgi võiksime me tegelikult süüa iga päev hapendatud tooteid. Et siis kas hapendatud piimatooteid või siis erinevaid köögivilju. Ja tegelikult hapendada saab sisuliselt ju kõike. Et saab hapendada kapsast, porgandit, sparglit, nuikapsast, ube. Uad on väga head. Aga ühesõnaga tegelikult saab väga palju asju hapendada. Ja nii palju, kui ma veel lugesin, siis tegelikult see protsess tähendab seda, et siis need suhkru ja tärklise molekulid nendes köögiviljades muutuvad põhimõtteliselt piimhappebakteriteks, mis siis meie soolestikule lihtsalt väga hästi mõjuvad ja lisaks sellele ongi ta pikendab nende toiduainete siis eluiga, ehk siis noh, kas me võtame selle värske kapsa, kui kiiresti me selle ära jõuame süüa versus see, et me hapendame, me saame ta hoidiseks teha ja ta eluiga on palju pikem, ehk siis me saamegi talvisel madalperioodil ka nagu seda tarbida, kui me nagu põllu pealt seda värsket saadust ei saa võtta ja nii palju, kui ma veel lugesin, oligi see, et see piimhappebakter põhimõtteliselt hävitab siis need bakterid, mis peaksid seda toitu nagu siis halvaks tegema. Saad aru, mis ma mõtlen või? Ehk siis ongi, ta pikendab seda eluiga ja samamoodi need piimhappebakterid ka meie soolestikus tegelikult võitlevad erinevate bakterite vastu, mille tõttu meie näiteks võime haigeks jääda. Ehk siis mu arust väga hea põhjus, emme teeb tööd, mina lobisen jälle. Räägi. Et väga hea põhjus, miks me peaksime igapäevaselt hapendatud tooteid sööma, fermenteeritud tooteid sööma. Ja siis toodete all ma mõtlen seda, et näiteks ise just teha seda, sest läbi selle sa saadki ka kindlustada selle, mis ained sul siis seal toidu sees on, et sul ei ole mingeid säilitusaineid või kes teab, mis asju sinna sisse pandud. Et ma küll ei ole väga palju toidupoes nagu lugenud praegu nende hapendatud toodete kohta, aga huvi pärast tahaks minna vaadata, mis sinna sisse pandud on. Sellepärast, et tõesti, kui me ise teeme, siis me saame olla kindlad, et need toorained on värsked, puhtad. Ja sinna ei ole. Ja sina räägid, see hääl on täiesti. Ja sinna ei ole lihtsalt mingit jura sisse pandud. Vot, sellepärast me seda teeme. Plus mulle lihtsalt isiklikult väga maitseb. Kas emmel on midagi lisada praegu? Emme teeb tööd, emme on väsinud. Jah, ütleme nii, et hea meelega kooriks jalad paljaks ja astuks siia peale. Vist astudes on nagu lihtsam, jah? Ja, absoluutselt. Okei. Mis ma unustasin veel öelda on see, et kui näiteks nagu kapsas ja porgandis on erinevad vitamiinid ja mineraalained, siis kui me ta ära hapendame, siis tegelikult ta omistab isegi paremad omadused, kui ta on värskena ja ka keha omastab siis sellest fermenteeritud köögiviljast neid vitamiine ja mineraalaineid paremini.
nii et see on põhjus number 2 või 3 juba, miks hapendada ja miks siis seda hapendatud köögivilja süüa. Nii, emme otsustas siia köömneid panna juurde. Kindlasti ka toitaineväärtuse mõttes on köömned väga head. Ja krudistame edasi. Martin võttis selle toore mehejõuga nüüd selle kapsa nuiamise üle, et meie saaksime porgandist hakata rääkima. Nii et, palun räägi. Jah, ma ei tea, emmel on siin 2 purki. Me teeme seda siis purgi sisse. Siin on valmis meil puhastatud ja tükeldatud siis siuksed kangid, ma ei tea. Seekord on mammu kõik asjad lõikanud. Ja mina lõikasin valmis. Mina ei ole mitte midagi lõikanud, mina käisin hoopis koolitusel. Ja sina tegid selle on puljang selle kohal, ütlen või? Ei, ta on ikkagi soolalahus. Mina ütleksin hea meelega niimoodi, et ta on soolalahus. Okei. Soolamarinad. Soolamarinad, jah. Nii, ja siin on meil siis ka tüümeni. Ja. Ehk siis, aga nüüd need porgandid, mis me siia niimoodi vähemalt nii palju, kui ma lugesin selle kohta, siis oleks vajalik hästi tihedalt nad üksteise peale niimoodi laduda. Tihedalt on? Ma just kuidagi kujuksin ette, et peab ruumi jätma. Ei, just tihedalt. Vähemalt nii palju, kui ma lugesin. Kusjuures ma peaks nagu ütlema, et ma vist ikkagi valetasin sulle, kui ma ütlesin, et ma ei ole porgandit marineerinud või teinud nagu hapendamist. Ka toomesalat läheb ju hapendamise alla ja toomesalatit ma tegin, sinna sisse läks sibul, porgand ja värske kurk viilutatuna. Ja selle salati ma tegin niimoodi, et ma lõikasin kõik asjad valmis ka jälle samamoodi ühte kaussi. Ladusid lihtsalt kokku, on ju? Seal ma lihtsalt viskasin ühte kaussi need asjad. Ja siis ma panin sinna soola ja pipart ja lasin ööpäev seista. Et see sool siis ikkagi nüüd nendelt igasugustelt ainetelt, eks sool ja suhkur siis nii-öelda kapsalt ja kurgilt ja nendelt hakkab seda vett välja imema või seda selle nii-öelda kurgi mahla mitte vett, aga noh, selles mõttes, et ikkagi kurk ju koosneb veest, eks ole. Et hakkab seda mahla ja siis see sama mahl, mis sealt siis nii-öelda selle kurgi sees tuleb ja sibula sees tuleb ja porgandi sees samamoodi, et siis see omakorda siis hakkabki seda sööki nagu seal nii-öelda hapendama või nii-öelda. Ja siis nagu keetsin järgmine päev ära ja panin purki ja ausalt öelda enam salvesti toomesalatit ei osta. Sa andsid meile ka ühe purgi, me sõime ka ju, oli väga hea, Martin. Mäletad või? On ju? Ja muidugi. See tuli nii automaatselt, vaata. Ämma vastu ei tohi kunagi. Ai. Mulle pigem meeldib aus tagasiside, et kui ikka ei maitse, siis ei maitse, siis on ka minu õppimiskoht, et on vaja teha nagu mingisugused muudatused. Nii, ja siis nüüd oled sa ladunud siia mingisuguse portsu neid porgandeid, eks ole? Siis paneme tüümeni vahele. Ja paneme siia tüümeni vahele ja siis muidugi neid porgandeid nüüd natukene ka suruda, et samamoodi, et kui sa nagu kurki surud purki või midagi, et siis või siis kihiti paned nagu neid soolaseeni soolad, eks ole, et siis ka samamoodi, et surud hästi sinna purgi põhja neid. Nende kangidega natukene on kehvas ja jääb jube palju seda õhuruumi. Et järgmine kord võib-olla proovida viiludega. Viiludega või? Aga samas kangidega ma mõtlen, et nagu neid niimoodi, kui tahaks nagu võtta, eks ole, niimoodi näksimiseks kõrvale või midagi, siis võib-olla nende kangidega just on jälle nagu mõnusam. Mulle endale nagu tundus ka, et see kangidega on just nagu... Ja võib-olla, ma räägin, et ma teen selles kontekstis ainult porgandi nii-öelda soolamine või see hapendamine, et seda ma teen täiesti esimest korda. Nii et katse-eksitusmeetod saame mõlemad koos proovida, kuidas ta nagu välja kukub. Ma usun, et ta kukub hea välja. Et ja kohati, kui nagu paljud naised mõtlevad, et issand, et või miks ka mitte ka mehed, et seal köögis see kookamine. Teinekord võib hoopis just väga lõbus olla, et paned endale mingisuguse, ma ei tea, hea muusika käima ja võtad veinipokaali kõrvale ja siis toimetad lihtsalt.
et ega see purkide ladumine siin on ka nagu mingi Tetrise mäng, ütleks ausalt praegu. Meditatiivne tegevus. No just, et saad nagu mõelda võibolla mingile järgmisele tööle ees ootavale mingile koosolekule või mis iganes asjale. Võin lähedalt korraga näidata, ikkagi päris nagu tihedalt ladusime täis, et ei jätnud väga siia nagu üldse ruumi. Ütlen vahepeal teile selle kapsaga, et meil oli ennem küsimus, et kas see mahub siia sellesse nagu kaussi üldse ära ja ta oli täiesti täis ja nüüd me oleme ta täiesti siia nagu alla surunud ja ta on hästi selliseks mahlaseks ja läikivaks läinud või noh, õigemini see mahl on siis sealt kapsast välja tulnud. Nii et aitäh Martin. Siin nüüd, nagu te nägite, siis Martin on hästi ilusa töö teinud, et ta on selle mahla välja pressinud. Mahla välja pressinud ja näha on, et see kapsas nii-öelda higistab. Et siis see sool ja suhkur siin hakkavad ka oma vahel, näed, ja kui sa nüüd siia natukene valgustad, eks ole, et näed, siit hakkab see vesi tulema. Et nüüd sisuliselt ongi, järgmine protsess ongi see, et me paneme nüüd siia, ma olen välja otsinud suuremat taldrikku, eks ole. Nii, selle ma panen siia nüüd peale, et ta saaks hakata seal omas nii-öelda mahlas siis käärima. Siia peale ma panen veel raskuse. Lugesin nagu sellist asja, et vanasti tehti niimoodi, et jõest võeti niisugune suurem kivi, mis siis pesti puhtaks ja siis pandi nagu raskuseks, mis siis, et kui ta nüüd hakkab siin nii-öelda omas selles siukses mahlas niimoodi mullitama ja keema, siis ta nagu justkui lükkab seda nagu üles, aga tegelikult ongi hea, kui pressib raskusega alla, et siis see kapsas nagu maitsestub ja siis ta peabki nüüd jääma niimoodi 4-5 päevaks sellise toatemperatuurile. Mina viin ta siis sauna, et ta oleks seal ja siis ta võib hakata nüüd rohkesti siit mahla välja ajama, eks ole, et kui keegi nüüd teeb niimoodi, et jääb siia, ütleme, poti ääreni väga, eks ole. Et siis jälgida, ikka käia jälgimas, et et siis tuleb see mahlas, ta siis tuleb, eks ole, aga et mingi hetk ta vajub alla tagasi ja ütleme, siukene 4-5 päeva pärast siis see valmis hapukapsas on siuke mõnus krõmpsu ja selline, ikka hapu maitse on juures. Ja ma eeldan, et porgandid ju jäävad ka kindlasti nagu krõmpsuks mõnusaks. No just, et nüüd see porgandi teema on täpselt see sama, eks ole, et ma nüüd kallan siia seda eelkeedetud seda vett nagu peale, eks ole. Tulen sinust teisele poole. Et hea oleks ka nüüd ikkagi jälgida, et igasse purki satuks siis seda loorberilehte ja siis seda pipratera ka. Ja sa ütlesid, et sa tegid selle ju ennem valmis ja et oluline on, et ta jahtuks, on ju? Ja, et ta saaks natukene jahtuda, jah, et ma keetsin ta valmis. Et nii, seda tšillikauna ma ei pane, sellepärast, et pärast tulevad ühed väga tšillised. Jah, ja siis ma nüüd võtan lusikaga neid pipraterasid, et saaks paigutad need sinna ära. Ja, et igale ikkagi saaks piprateri ka. Ühtegi sellist, soovitus on ka, et ühtegi sellist järele jäänud vedelikku ei tasu minema visata. Et vabalt võite panna gripikotti ja siis, kui ta on niimoodi täiesti ära jahtunud, et panna gripikotti ja siis külmkambrisse. Ja järgmine kord, kui jälle tuleb apendamine, siis sa teed selle võrra vähem seda nii-öelda seda marinaadi või siis seda segu, et see on ju sisuliselt ka ikkagi söögi minema viskamine, eks ole, et sool on siin sees, ehkki sool ei ole väga kallis, eks ju, tänapäeva maailmas, aga miks siis raisata, miks mitte nagu natukene nagu säästa ka. Ja siin on siis nagu see sama asi, et ma panin siia nüüd selle kandiku alla, et me vajutame nagu sai praegu vedelikku vist isegi liiga palju. Sai palju, selle kandik on. Ja, et me saame selle hiljem ära võtta. Meil oli vahepeal väike accident, me puhastasime selle accidenti ära, ehk siis ühesõnaga oleks pidanud natuke vähem vett panema sinna, sest me paneme raskuse peale. No esimest korda tegime, eks ole. Aga kui sa seda nüüd alla surud, kas paned siia veel midagi sisse veel raskuseks? Ei, ma ei pane, ma panen siia peale, panen selle raskuse. Sinna peale. Vaatan, et nad oleks kõik ühetasased ja siis panen siia peale raskuse. Okei.
aga sisuliselt see ongi kõik. Porgandite kohta vaatasime nüüd üle, et 3–4 päeva. Tegelikult nii kapsale kui porgandile 20 kraadi on väga okei. Raskus peale ja lihtsalt hoida neil silma peal. Pärast mekime sedasi ja videosse ei jää kahjuks, aga eks ma pärast paari sõnaga kirjeldan siis, kuidas see maitseelamusena välja kukkus. Ja kas midagi veel olulist vaja mainida? No selles mõttes, et kui te nüüd seda kapsast keetma hakkate, eks ole, et seda ma tahtsin küll kapsa juurde, tahtsin nagu seda mainida, et kui sa keedad selle kapsa ära, eks ole, et siis jõululauale, no vanasti tehti seda, et kuna ei olnud nagu liha saada või midagi, siis pandi pekki ja hästi palju rasva ja nii edasi. Mina olen saanud vanaema käest selle mõtte, et kui oled praadinud ära mingid kanakoivad või midagi ja sealt jääb see siuke maitsestatud rasv järgi, ta sisuliselt on, olgem ausad, ikkagi rasv. Kanast välja tulnud see rasv. Et siis selle paned nagu sinna kapsa, kui sa nagu kapsast hakkad nagu, ütleme kas või jõululauale, eks ole, või söögilauale praadima, eks ole, et siis selle rasvaga ja teate, no nii hea tuleb, et ei ole vaja mingisuguseid pekitükke, aga vabalt võite panna ka kamarat või midagi sinna põhja. Ja mis veel nagu on, et... Mina lihtsalt oma peas mõtlen rasv. No jah. Ja no mis veel, eks ju, et kui vanasti ei olnud nagu jälle toitu saada, siis nagu tehti mulgiputru, et selle jaoks osteti kruubid, mis on ka hästi toitvad, et liha ei olnud, et aga mis nagu toidaks, eks ole. Siis kui kellel on ahiküttega nagu elamine või siis minge vanaemale külla, võtke enda tehtud hapukapsas kaasa ja pakk kruupe ja öelge vanaemale, et tahate mulgikapsast ja siis saate panna sinna, kütate ahju ära ja saate siis malmpotiga panna sinna. Vanaema saab šoki, kui ma lähen oma tehtud hapukapsaga sinna. Näe, vanaema, ma tegin hapukapsa. Ei, ma arvan, et tegelikult, ta võib šoki saada, aga ta saab heas mõttes šoki, et eeldatakse, et noored inimesed ei tea midagi, et aga sellepärast me teemegi seda siin. Et saategi äkki siis näidata nii-öelda, et teete vanaemale üllatuse. Just. No vot. Hästi, aga egas siis midagi. Aitäh, et sa jälle vaatasid ja kuni järgmise korrani, siis vaatame, mis me järgmine kord teeme. No jah, mis vajadus jälle tekib. Just. Aga aitäh, et sa vaatasid ja järgmise korrani. Tšau!